Mina olen siis Siret, kui keegi ei tundnud ära, ja tema on Oliver. Ja me oleme siin Karuga ja Karu on Tedi. Pika nimega Terve Eesti disainisüsteem. Ja meie uus peadisainer, kes liitus Tehikuga just napid kuu aega tagasi, arvas alguses, et tegemist ei ole mitte nii-öelda nagu tervele Eestile mõeldud disainisüsteemiga, vaid nagu tervise mõttes terve Eesti disainisüsteemiga. Ja Tehiku kontseptsiooniga minu arust see sobib ülihästi kokku ja ta arvas, et see on nii lahedasti valitud nimi. Tõsi ta on, see sai väga palju inspiratsiooni ja on oma sisendit saanud väga palju terviseportaalist, nii et aitäh meie tervise poole nendele stakeholderitele siis või abilistele. Aga enne kui ma lähen edasi, siis Oliver on siin minuga koos põhjusega. Ja sest meil on selline ülesehitus, et me natuke räägime teile Tedist, aga me ei tulnud Tedi siia täna müüma, sest et Tehik juba kasutab Tedi väga toredasti. Me tahame näidata, mida sellega teha saab ja mis me sellega siiamaani siis teinud oleme. Oliver räägib meie kõige värskematest AI tööriistadest, millega siis Tedi saab rakendada. Nii et ma hetkeks võtan istet ja siis kuulame Oliveri väikse sissejuhatuse ära. Aitäh. Jah, me on Oliver, Tedi arhitekt. Ja kuna on selge muster, et kõik arendusmajad, arendusmeeskonnad ja nii edasi aina rohkem kasutavad tehisaru tööriistu, siis meil oli ka väga selge siht luua Tedisse siis tehisaru tugi. Just nimelt siis mitte disainisüsteemi mõttes, vaid selles mõttes, et kuidas Tedi kasutada. Selleks mul on päris mitmeid eri tööriistu loonud. Peamiselt hetkel siis tehisaru skillide ehk siis nii-öelda taaskasutatavate oskuste näol, millest täna siis kõige huvitavam meil on see, et kuidas Tedi oma süsteemi integreerida. Et Tedi kasutamine on kohustuslik tegelikult, et see tuleks võimalikult siis valutult. Et selleks ma siis teen väikese lihtsakoelise demo, kuidas on meil üks siis AI skill, tehisaru skill, mille sa saad siis anda korralduse, et nii, mul on väike, meil ongi siin hästi väike süke võrdlemisi näotu, sest see ei ole Tediga tehtud süke, mis ma ütlen, menetlustarkvara. Saad ülesandeid lisada, saad ülesandeid vaadata, tehtuks teha. Aga nüüd sul on vaja see Tedi peale üle viia, et kuidas seda teha nii, et sa ei tee hullult palju käsitööd. Siis üks tööriist, mis me selle jaoks oleme loonud, ongi siis vastav AI skill. Et mina isiklikult kasutan palju cloud code'i ja kui ma tahaks, et ta nüüd viiks selle rakenduse siis Tedisse üle, siis ma pean põhimõtteliselt talle ütlema ette. See töötaks kindlasti ka eesti keeles, aga kuna ikkagi arendaja ja koodi töökeel on inglise keel, siis üldiselt need tööriistad töötavad kõik paremini, kogu kontekst on ühes keeles. Kes muideks ei ole varem kokku puutunud, on ainult seda sõna kuulnud, siis see, mis ma nüüd teen enterit vajutades, ongi vibe code imine. Mis ta selle peale teeb, on see, et ta nüüd natuke uurib, mis see rakendus on, loob endale konteksti, siis loeb sisse endale, mis need Tedi tööpõhimõtted on, tõenäoliselt küsib mult paar küsimust, et mida, kuidas teha ja siis hakkab tegutsema. See võtab tal 10-15 minutit sellise väikse projektiga ja samal ajal Siret saab oma asja edasi rääkida ja siis pärast vaatame, mis see tulemus on. Et selles mõttes tegemist ei ole mingisuguse võluvitsaga, mis teeb teie eest kõik töö ära, aga ta teeb selle baastöö ära, ehk siis loob rakendus, installeerib kõik need vajalikud mingisugused sõltuvused, loob selle siis nii-öelda need tellingud, et sinna peale kogu see Tedi disainisüsteem siis püsti panna. Ütleme, et suurel rakendusel sa võib-olla ütlekski, et lisa lihtsalt Tedi siis tugi, kus ta loob need tellingud. Süksel väiksel projektil ma saingi talle öelda, et palun migreeri terve projekt Tedi peale ja selle tulemusena ta nüüd siis mitte ainult ei loo neid tellinguid, vaid selle töö tulemusena peakski terve see projekt olema Tedi põhjal tehtud üldse, et ta on hoopis teist nägu. Meile siis tuttavat nägu, kes me kasutame Eesti erinevaid infosüsteeme. Et kui te mind näete siin vahepeal midagi klõbistamas, ta tõenäoliselt on küsinud mult midagi. Selles mõttes, et lõppkokkuvõttes mina inimesena ikkagi suunan teda. Aga senis, kui ta tegutseb, ma annan sõna sulle tagasi. Ja, hästi. Jätame siis Oliveri Cloudiga siia hullama ja vaatame, mis Tedist veel toredat rääkida on.
Kõige suurem võib-olla edasiminek või muutus, mis on toimunud riigis, on see, et Veerat enam sellisel kujul ei ole. Kõik, kes te tundsite Veerat, siis Veera me saatsime sellisele umbes 7-aastasele daamile kohaselt ilusti pensionile. Ja sõlmisime siis märtsi alguses koostöölepingu, kus Veera siis anti üle Dedi Kõhtu, mis tähendab seda, et meil on välisrahastuse tingimustest tulenevalt ülalhoidmiskohustus kuni 2028. aasta lõpuni. See tähendab seda, et Veera on kättesaadav täpselt sellisel kujul, nagu ta jäi, ehk siis Veera 1.0 ja kogu dokumentatsioon, kood ja disain on siis kusagil kas samade nende urlide taga jätkuvalt edasi, lihtsalt omanikvahetus ja tuli meie kätte see haldus, või siis on täiesti kolinud meie dokumentatsiooni juurde, ehk siis edaspidi on võimalik leida Veera andmeid meie juurest. Ja selline migratsioonijuhis on ka olemas, et need, kes Figmat kasutavad ja disaini mõttes tahavad näha neid erisusi, siis võib meie Dedi Figmasse minna ja vaadata sealt seda võrdlustabelit. Ja üleminek Dedile toimub siis jätkuvalt nii, nagu ta on alati toimunud, järk-järgult kõikidele projektidele siis omas sobivas tempos. Enamus TEHIK-u projektid juba kasutavad Dedi. Kes ei kasuta, siis tasub hakata kasutama, sest et kasud on sees ja me oleme neid tänaseks juba natukene saanud ka mõõta. Ma näitan seda slaidiga pärast, et mis see selline puusalt esimene arvutus meil uute süsteemidega tuli. Me jätkuvalt kanname hulka väärtusi Veeraga sarnaselt. Me tahame, et riik oleks ühte nägu, et kasutuskogemus oleks ühtlane, et lõppkasutajal, olgu see siis kas kodanik või keegi, kes kasutab oma sisetööriistana, spetsialistina mingisugust rakendust, et ka temal oleks selline igapäevatöö iga uuendusega jätkuvalt samasugune. Aga mida siis Dedi lisab veel tänu sellele, et meil on kood olemas 2 keeles. Jah, see ei ole loomulikult valmis baas, et disain lõpuks ei saagi kunagi valmis, aga me püüame siis jätkuvalt panustada aina rohkem ja rohkem energiat sellele, et arendada siis nii Reacti kui Angulari baasi. Ja see tähendab, et time to market on lühem. Päriselt saab ka kõik kiiremini valmis, kui sa saad copy-paste'i või nagu nii-öelda kopeerimise tulemusel võtta üle nii koodi kui disaini, siis see vähendab kõikide töötajate aega alates siis projektijuhtide planeerimisest kuni arendusfaasini välja. Paindlikkust pakub see, et me ei suru kellelegi midagi tegelikult peale, et see kohustuslikkuse sõna on siin natuke nagu ping-pongina edasi-tagasi käinud ja see käib ka ministeeriumi ja meie vahel jätkuvalt edasi, aga suures plaanis on see kohustuslikkus selline kohustuslikkus on selline tingimuslik. Ehk siis kellelegi hakata käsi suruma selja taha ja ütlema, et sa pead nüüd Dedi koodile üle tulema või Dedi disaini üle võtma. Kui sul on ikkagi süsteem on vana, kui me räägime siin kas või Skysist, Starist, vanadest suurtest süsteemidest, siis me ei oota, et te hakkate seal kõiki neid vaateid ümber tegema. Küll aga, kui te nüüd tahate teha mingisuguse mikrofrontendi sinna või uue vaate või midagi, siis Veera ja Dedi on ikkagi üksteisega niivõrd palju seotud, et visuaalselt ta jääb vaatajale või lõppkasutajale niivõrd sarnane, et te saate tegelikult vaatepõhiselt uuendusi teha. Ja see on siis nagu juba siuke riiklik ootus. Ja kui vanadel süsteemidel on see lihtsalt siuke riiklik ootus, siis uutel süsteemidel on see kohustuslikkuse selline nagu tärn seal küljes, ehk siis kui te tahate raha taodelda digipöördefondidest, siis ministeerium hakkab seda siduma selle Dedi kasutuse nõudega. Aga muul juhul laske edasi nii, nagu teile endale meeldib. Meie võime anda soovitusi, kuidas ka Dedi miksida teiste erinevate rakenduste, teiste erinevate sihukeste nagu, ütleme, ma ei tea, kas Bootstrapiga või MUI-ga või ükskõik millega, et tegelikult me oleme väga valmis ka andma nõu, kuidas näiteks, ma ei tea, kui te ehitate mingit veebilehte, siis kuidas valitsusportaaliga kokku miksida Dedi komponente, sest et Dedi saab väga palju muuta ja seda pärast siis ka näitame, kuidas teda siis päriselt seal Figmas niimoodi laivis muuta saab.
Vastutus on mõnusalt kõikide vahel jaotatud, kui muidu on see, et te teete valmis mingisuguse komponendi ja siis kui see vananeb või teil on uues projektis vaja kasutada, siis te kogu aeg vastutate selle komponendi heaolu eest ja sellise tervise ja elukaare eest. Kui te teete selle Dedi community'sse, siis vastutab selle eest see, kes seda parasjagu kasutab, nii et kui teie parasjagu ei kasuta, siis vastutab selle eest see, kelle süsteemis see kasutusel on. Seega kogu riik saab nagu ühtselt selle komplekti eest vastutada. Need, mis meie oleme siis oma tiimiga valmis teinud, nende eest vastutame jätkuvalt meie. Ja see tore kogukond, mis Dedi ümber on, see on midagi, mis hoiab tegelikult inimesi ka pärast projekti lõppu meie kogukonna sees, et räägitakse Slackis, arutatakse oma selliseid disaini ja arendusküsimusi, nii et arendajad ja disainerid mõlemad on leidnud, et see on nagu hästi suur lisandväärtus projektitiimidele ka pärast projekti lõppu. Näitan mõned numbrid siin. Praegu hetkel see esimene number on võetud lihtsalt Slackist. Slackis on täpselt nii palju selliseid community kasutajaid ja kõik on võrdlemisi aktiivsed ka, nii et seal käib ikkagi igapäevaselt väga tugev suhtlus. Me pakume sellist enam-vähem live supporti, et nii kiiresti kui meie tiimi umbes 3–8 liiget jõuavad vastata, siis nii ruttu need vastused tulevad, aga Bitwebi poolt ma ütleks, et tehniline response time on ikka väga lühike. Mina olen võib-olla see, kes kõige harvemini oma neid chatte loeb. Aga õnneks minu selline igapäevane vastutus on ka, ei ole enam nii kriitilise tähtsusega, et ma teen nüüd juba natukene selliseid strateegilisemaid, pikaajalisemaid otsuseid, et siis ma võin korra nädalas ka vastata. Meil on pardal 30+ projekti ja 10+ organisatsiooni. Miks see pluss seal taga on, sest et need 10 ja 30 on need, mis on meie Figmas. Ülejäänud on need, mida me otseselt ei saa niimoodi igapäevaselt nagu kontrollida, et kui palju neid on. Me teame, et neid on rohkem kui 5, aga me ei saa neid lugeda nii-öelda ametlikeks projektideks praegu siia sisse, ehk siis me loeme ainult neid, kes on meil täna Figmas. Rääkisin ka sellest, et ma näitan natukene numbreid. Külli, kes eelmises paneelis oli ja ütles, et tal on ainult 50 tundi ja ei saa isegi nuppu teha. Saad küll. Dediga saad mitu nuppu lausa teha, sest esiteks on meil see copy-paste ja saad lihtsalt kopeerida. Seda enam, et sa saad edaspidi selle nupu nagu välimuse arutluse asemel võtta arutlusele pigem selle, milline peaks välja nägema selle kasutaja see nii-öelda teekond selles keskkonnas, kuidas on kasutusmugavus ja kõik sellised asjad, et Dedi vähendab sellist nii-öelda tehnilise töö peale kuluvat aega. Aga numbrid on sellised, et meie enda majas üks projekt, mis on tehtud täielikult Dedi komponentide peale, pensionikalkulaator, vajas siis alguses, kui ta tuli, 30 uut komponenti, mille siis ehitasime neile valmis. Kuna pensionikalkulaator on Angulari projekt, siis Angular sai meil alguse hiljem kui React, see tähendab seda, et Angulari baas oli suhteliselt tühi. Ja päris palju komponente siis ehitatigi esimest korda valmis selle pensionikalkulaatori projekti jaoks. Nüüd nad tulevad Skysis siis järgmise teenusega välja, mis on ka 100% Dedi peal ja see on nüüd siis maksude tehingupõhine deklareerimine. Sinna läheb ainult 5 uut komponenti vaja, mis hästi sellise nii puusalt arvutuse pealt on 83,3% ajalist kokkuhoidu. See tähendab circa 1000 tundi ühe projekti pealt ainult arendust. Disainerid hindasid selle sama projekti raames ajalist võitu umbes tehnilisest joonistamisest 50% võitu, nii et, ja sinna ei ole veel arvestatud juurde ka projektijuhtimuslikku võitu. Et need numbrid on oluliselt suuremad, kui ministeerium on meil ette näinud. Ministeerium on ette näinud, et me peame 2 aasta jooksul hoidma kokku 20%, nii et ma arvan, et selle me täidame ära ja loodetavasti ka ületame, aga kõige parem ongi seda mõõta just uute projektide vaates. Kui me nüüd lahutame siit maha selle vanade projektide liitumise ja selle migratsioonivalu, siis see protsent läheb loomulikult väiksemaks, sellepärast on siin ka see tärn taga, et see ei ole selline puhas rahaline võit, et siin on selline hall ala ka, pluss igasugused bugid, erinevad mingid hotfixid tuleb maha võtta, et selline hooldusaeg ka nendele komponentidele, mis siis luuakse. Aga kokkuvõttes jah, selline arvutuskäik on tehtud ja see näitab ikkagi, et see Dedi on ennast juba vaikselt teatud projektides ka ära tasunud.
Ja mis on veel, seal üleval on üks eraldi rida veel, on ligipääsetavus. Et me aina rohkem üritame pöörata sellele ka tähelepanu, sest et ligipääsetavus on midagi, millega me kõik puutume absoluutselt igas arendusprotsessis kogu aeg kokku. Ja järgmise sammuna me tahamegi seda proovida automatiseerida, et Riikil on tulemas hackathon suve lõpus, kus siis püüame ehitada AI abil ka sellist WCAG testimise agenti, mis aitaks meil oma käsi pikemaks teha, et mitte ainult testida siis meie enda neid siseseid komponente, mis me valmis teeme, vaid et meie kasutajad saaksid siis testida ka enda süsteemide sees komponentide koostoimelisust. Et see on selline väike tuleviku eesmärk. Ja nagu öeldud, TEDi ei ole valmis, loodetavasti ei saa ka kunagi valmis, sest hea disain peaks arenema kogu aeg edasi. Loomulikult mingil hetkel saabub mingit moodi platoo, et rohkem on seal võib-olla variatsioonide tegemisi kui uute komponentide ehitust. Küll aga meil on selline väike 4 kvartali mõtteharjutus läbi tehtud, et kuhu me tahaksime jõuda. Ja võib-olla kõige olulisem osa just arendusprotsesside juures ongi see 4. kvartali esimene punkt, ehk siis baaskomponendid on valmis arendatud. Me oleme teinud valmis baaskomponentide nimekirja, see on kättesaadav meie GitHubis, et kogu arenduse boardidega, kõikide piletisüsteemiga, kõik asjad on meil seal avalikud, et kuna me oleme open source projekt, siis ka kogu meie tööprotsess on avalik ja kuni meie nende koosoleku memodeni saab sealt leida absoluutselt kõike, nii et hästi läbipaistvaks oleme me oma enda toimetamised ka teinud. Ja nüüd ma näitan siit kiirelt lihtsalt kasutusnäiteid, võib-olla pärast, kui see üritus on läbi, siis saadetakse teile ka nende ettekannete slaidide sellised, kui ma ei tea, kokkuvõtted või lingid, et siis saate sealt täpsemalt vaadata, aga mis siin siis tehtud on. Terviseportaal, siin on desktopi vaade ja siin on ka mobiilivaade, et kõik TEDi komponendid on jätkuvalt 3 suuruse responsive võimekusega, ehk siis desktop, tablet ja mobiil. Siin on Tööinspektsiooni iseteenindus ehk siis teisi vaated. No enamus need, mis tehikust tulevad, need ongi sellised sarnasemad. Ma varsti näitan ka neid siis väliskliente, kes on näiteks valinud teistsuguse värvi või mingisuguse stiili. Siin on sellesama pensionikalkulaatori töö flow. Alates siis siin on selline nagu noore inimese vaade, ehk siis ta saab arvutada, kui palju ta tulevikus hakkab pensioni saama, kui ka siis vanema inimese vaade, kui on juba see saldode näit on suurem ja siis ta saab ka arvutada, kui ta näiteks lükkab pensionit edasi, et kui palju siis ta juurde saab raha, et need flow'd on siin kõik nagu juba valmis ehitatud. Siis üks selline eraldiseisev komponent või osa või suur tükk TEDist on kaardivaated. Kaardivaated on ehitatud tegelikult ühe teise projekti raames, aga siis me võtsime need ka TEDi kõhtu, et oleks võimalik võtta ka teistesse kohtadesse kasutamiseks. Ehk siis see siin on aadresside ja kohaandmete süsteem, mis kasutab siis erinevaid selliseid kaardi komponente ja samuti siis on tegelikult terve hulka neid redaktori komponente. Oi, see on ära, nii läheb. Ühesõnaga, see on ka sealt samast aadressi kohanimede süsteemist, et siin on näha, kuidas need küljemenüüd ja asjad siia kaardi peale on ka ehitatud TEDi peale. Siis siin on meil äpp tegelikult. Esimene äpp, mis kasutab TEDi komponente ka, kuigi meil ei ole native komponente, siis nad on võtnud ikkagi TEDi stiilid aluseks ja nad ehitavad ise neid native komponente TEDi stiilide peale. Siin on siis sellises nii-öelda tavalises valges vaates ja siin on ka tumedas selles, ma ei saa öelda, dark mode'is. Tahtsin night mode'is öelda korraks, aga no põhimõtteliselt dark mode, et need on kõik siis ka TEDi komponentide peale tehtud. Siis üks meie välisprojekt, kes on üks esimestest, kes kasutas erinevat disaini ja kasutab siis põhivärvina sellist natukese heleldamat sinist, on muuseumite infosüsteem. Siin on neilt mitu vaadet, et kõik need põhivärvid on siis tumesinise asemel teistsugused ja neil on natukene erineva lahendusega ka siis ehitatud üles see nende sisukord. Aga muidu ka
100% tedi. Siis siin on Välisministeeriumi leht. Neil ei ole midagi väga palju erinevat sellest, kuidas TEHIK-us muidu kasutatakse, aga nad on siis rohkem pannud siukest oma graafikat sisse, et seda kõike saab kohandada lehtedel nii, nagu on soovi. Siis üks uuemaid kliente, kes on tulnud, on RMK. Neil on 2 teenust, ma võtsin siit ühest praegu. Nende avalehekuva, neil on siis kõik roheline ja nad on ka samamoodi lahendanud siis selle menüü natuke teistmoodi, et nad tõid selle sinna üles horisontaalse menüüna ja see on TEDis üks veel arendamata komponente, aga varsti ilmselt tuleb, sest et RMK-l on väga suur soov, et see saaks valmis. Ja siis veel üks, kes on natuke teistsugune, kõige esimene klient tegelikult, kes soovis teistsugust värvilahendust kasutada, RIT oma portaaliga ja samamoodi siis neil on see põhivärv on see nende oma heleroheline ja sellest nad ei tahtnud taganeda. Kõikide nende teistsuguste värvilahendustega projektide puhul on muidugi see, et see VCAG testimine muutub, see koormus lihtsalt neile oma enda selle või nagu rakenduse sees suureneb. Aga sellised nad on. Näitame teile nüüd, kuidas seda värvivahetust ka hästi lihtsasti tegelikult ise teha, et selleks on mul seal puldis ka meie peadisainer Carolin. Oota korra, sina oled järgmine. Sina lõpetad, sina alustad ja lõpetad, saad mu ankur. Ankur ja puri korraga. Carolin klikkab läbi Figmas, see on hästi kiire tegelikult, et kuidas seda teha. Ühesõnaga, TEDi Figmas on võimalik või üleüldse Figmas on siis uue feature'ina võimalik sellest aastast kasutada alamkollektsioone. See tähendab seda, et igaüks, kes tahab omale teistsugust värvilahendust teha ja seda saab teha siis tegelikult kuni komponendi enda semantiliste väärtuste muutmiseni välja. Ehk siis väga detailideni saab välja minna nende muutustega. Siis hästi lihtsasti, kui te siia paremale serva vaatate, siis siin on tegelikult see kollektsiooni vahetus on ainult üks klikk. Ja kui Carolin võib-olla siin ka ringi klikib, et siis te näete, et see, muidu see tavaline põhivärv on tumesinine, aga kui sa vahetad selle projekti semantilise värvi ära kusagil, kas siis nüüd praegu ta vahetab ainult nupus, on ju, et siis muutuvad need nupud. Kui ta vahetab näiteks mingisuguse nurga raadius ära, siis ka nupud muutuvad ümmargusest kandiliseks, et tegelikult nii saab kogu oma prototüübi ühe klikiga ära muuta. Selleks, et selle ühe klikiga ära muuta, muidugi tuleb minna sinna vasakus menüüs on koht olemas, kus on kogu see baasväärtuste kollektsioon. Need saab siis kõik absoluutselt detailideni üle kirjutada igas projektis, aga jätkuvalt see on ikkagi lihtsam kui nullist ise ehitada. Et muuta lihtsalt ühte värvi või 2 värvi või mõnda dimensiooni on lihtsam kui kogu projekti uuesti teha. Vot selline on siis see TEDi võimekus täna. Me kindlasti üritame kiiremini, kõrgemale, kaugemale, et kõik saaksid oma vajalikud komponendid õigel ajal kätte. Aga nüüd vaatame, mis Oliveri imelisest AI katsetusest välja tuli. Jah, samal ajal, kui ma siin seisin ja nägus välja nägin, Cloud tegi tööd. Tõnis, sa naerad liiga kõvasti selle peale. Ta annab meile ilusa kokkuvõtte, mis on tehtud, mida muutis, mida ei muutnud, ka oluline, sest et rakendus ise peab oma olemuselt samaks jääma, annab sulle mingeid näpunäiteid. Ja lõppkokkuvõttes, võtame ette, oli meil selline, uus asi on oma välimuselt tunduvalt tuttavam. See on muidugi ainult algus. Nüüd, kui see põhiosa on tehtud, siis siit edasi nüüd seisabki see, see inimtöö siis, et sa käid ja putitad selle kõik paika endal, võib-olla Figma kaudu, oma spetsiifilisi asju veel, või paigutad asju natuke teistmoodi, või isegi AI abil, promptid edasi teda, juhendad edasi teda, teeb edasi muutusi, aga see oligi nagu see demo mõte, et näidata, et tegelikult sa saad paari lausega oma rakendusse. Kvaliteet muidugi oleneb jällegi su enda rakenduse keerukusest, mis süsteemid seal juba on. Tuletades meelde ka Dr. Welsbergi neid ettekannet, et ka mudelil ja mudelil on vahe. Et lõppkokkuvõttes AI meil ei ole deterministlik asi.
aga kui seda nagu õigesti kasutada, õigesti juhendada, siis saab päris palju seda tüütut tööd saab lasta tal ära teha ja ise keskenduda sellele, et su see veebisait lõpuks tuleks ilus ja näeks välja, nagu ta oleks Eesti riigi ametlik veebisait. Ehk siis ärge kasutage seda, et teha phishing veebisaite. Ega pikemat juttu ei olnudki. Kas see, mis sa jooksutasid eile, sa võid näidata ka, et kuidas ta nagu valid? Seda mul hetkel ei ole. Ei ole? Panid juba eest ära? Et jah. Ja, et ei saa 100% usaldada seda tulemust alati, et eks ta on siuke 50-60, et AI-l on ka, mida paremini sa teda promptid, seda paremaid tulemusi ta toob, aga mitte alati. Samamoodi nagu AI-maailm on ka need tööriistad, mis me TEDis oleme loonud pidevas arenduses, et me ka ju ise kasutame sisemiselt, et need on see, mis ma nüüd praegu siin demonstreerisin, on mõeldud siis inimesele, kes tahab TEDi oma süsteemi integreerida. Aga meil on ka sisemised tööriistad, mis on ka tegelikult avalikud, sest TEDi on avalik projekt, kus siis TEDi enda arendajad, meie koostööpartnerid kasutavad siis TEDile uute siis komponentide loomiseks, kus on kõik see reeglistik ilusti kirjas. Et kuna me ise neid tööriistu ka pidevalt kasutame, siis me pidevalt tulevad iteratsioonid peale ja me näeme, kuidas seda asja paremini järjest tööle panna ja muuta deterministlikumaks, et kaoks ära see AI 50-60 teema. Ja mida see aitab teha, on see, et meilt on väga kaua oodatud ka erinevaid kasutusnäiteid ja siukseid võib-olla demorakendusi, et neid me saame siis palju edukamalt luua, kui AI aitab meil need algused ära teha, sest et AI ei ole võib-olla kohe selle koodi loomises niivõrd hea, et selle peab käsitsi veel üle käima, aga väga hästi on AI töö juba ennast tõestanud näiteks Storybooki story'de loomisel. Ehk siis just nimelt need samad kasutusnäited selle olemasoleva koodi pealt. Ehk siis see annab lootust, et me saame selle demorakenduse valmis varem. Aga igaks juhuks veel need viimased 3 minutit võib-olla Martal on mõned küsimused, et ta saab meid veel siin Mul on väike tähelepanek, et kui oleks võimalik valida, siis mina ikkagi teeksin kõik need ümarate nurkadega need nupud. Et selline, minu meelest on see nagu kuidagi toredam, et kui lähed kuskile süsteemi kuidagi pehmem. Aga mõned küsimused publikust. Alustuseks see, et kas TEDi võivad kasutada ka näiteks haiglad või erasektor? Natuke juba vist ütlesite, et vist võivad, aga kuidas siis? Jaa, absoluutselt kõik võivad ja meie poole on Tartu Ülikooli Kliinikum juba näiteks pöördunud. Nemad on avaldanud soovi kasutada TEDi süsteemi ja selle ei ole mitte mingisugust muud takistust, kui lihtsalt kirjutage meile. Me onboardime teid ära, see on väga lihtne protsess. Näitame teile nii-öelda show the ropes ehk siis algused kätte ja tegelikult võibki hakata kasutama, et kuna kõik ongi avalik, siis rohkem mingisugust sellist nagu kihti või filtrit seal vahel ei ole. Ja mingit raha ka maksma ei pea? Raha maksma ei pea TEDi kasutamise eest, küll aga kui nüüd, see on ainult üks tärni koht seal, et kui te tahate tulla meie Figmasse, siis Figma litsentsid on tõepoolest tasulised, nende eest me peame ka siin ise oma majas maksma kõik, ehk siis see on tasuline, aga TEDi saab kasutada ka ilma meie Figmasse tulemata. Nii, ja teine küsimus, kriitiline küsimus. Miks selline vahetegemine? Desktop, tablet, mobiil. Käesoleval ajal võiks ju olla nii, et ekraan on ekraan, kui tahes väike või suur. Väga hea küsimus. Võib-olla kõige parem oleks, kui seda vastaks disainer. Aga probleem on lihtsalt selles, et me ei tee eraldi nagu otseselt neid 3 vaadet, vaid me teeme need responsivaks. Ehk siis, kui sa võtad tableti suuruses asjad, siis nad peavad mahtuma sinna väiksema ekraani peale ja siis ei saa lihtsalt suruda kokku seda suurt desktopi vaadet sinna telefoni ekraanile, sest siis on see lihtsalt üks komponentide üksteise otsas olev puru. Ehk siis sellepärast tuleb seda responsiveness'i nagu arvesse võtta, vastasel juhul see ei ole kasutatav lihtsalt. Et me oleme näinud küll neid väga-väga, ka tegelikult tänapäeval mõned lehed on ikkagi väga halvasti responsivad ja sa pead hakkama nagu siis sõrmedega liikuma mööda seda lehte ringi, ehk siis sa pead otsima seda õiget kohta. Et vanasti Nokia E5 oli selline, kus sai nuppudega scrollida lehtede peal, nii et tere tulemast minevikku, kui te seda soovite. See on võimalik ära teha. Ja üks küsimus veel. Siret sulle siis. Jah. Mis sa arvad, kas Ritik
kriiskav roheline saab WCAG testist läbi? Saab küll ja on juba saanud. Neil tegelikult on lihtsalt vaja leida vastavad need taustavärvid või vastandvärvid, millega nad saavad toimetada. Pluss on siis see, et tegelikult ma ei ole nüüd kindel, kas nad on seda juba rakendanud, aga ligipääsetavuse nõuetega on võimalik ka mõned värvid keerata teistsuguseks, näiteks dark mode'is ja siis on lihtsam seda lugeda nendel, kes on nägemisprobleemidega näiteks. Et siis jah, nad on läbi saanud küll, et need vastavad. Kes tahab kriiskavat rohelist, see saab kriiskavat rohelist, kes tahavad võib-olla päikeselist kollast, need saavad seda ka. Me ise ei soovita, aga kui keegi soovib, siis kätt ette ei pane, jah? Ei pane kätt ette, aga siis WCAG peab ise jah vaatama. Okei, aga täpselt nullis olema ajaga. Nii et kõik, jah? Jah. Ei ole midagi lisada, kusjuures ma sain nüüd teada, kuidas see vibe koodimine käib. Et selles mõttes meil oli siin selline visuaalne representatsioon täna. Jah, kirjutad ja siis seisad ja näed tark välja. Jah, just. Mul on prillid, nii et mul on see lihtsam. Väga tore, aitäh teile. Aitäh. Siret ja Oliver.